Tere hommikust, täna on 30. september ja me oleme suundumas oma järgmisele reisile. Seekord lähme siis Euroopa Liidust välja üle Lombi ja Ameerikasse. Ootab meid täiesti uus riik mõlema jaoks. Lend läheb Tallinnast Helsingisse 14.55. Kell on praegu ligikaudu 11.30 ja meil on siis nii umbes täpselt aega, et auto ära parkida, takso võtta ja minna lennujaama. Jah, Tallinnast Helsingisse peaks minema ruttu. Helsingis ootab mind veel mingi lisakontroll, millele ma olen välja valitud. Ehk siis natuke võib-olla olema ajahädas seal, sest tegelikult on 2 lennu vahe alla 2 tunni. Aga mis seal ikka? Maha meid ilmselt ei jätta. Loodame ja loodame, et meil on ka kõik paberimajandus korda aetud. Ega me täpselt ei tea, mis seal vaja on. Vaatame siis, et ühesõnaga ikka riiki sisse lastakse ja sihtkohaks siis on ka Ameerikas New York. Nii et siuke hullu maja kohe esimeseks kohaks, kus Ameerikas käia. Pisike linnapuhkus. Jah. Vaatame, kuidas see kogu seiklus läheb. Võtame teid kaasa. Nii et jah. Oleme kenasti lennuki peal. Sander sai turvakontrollist ka läbi. Nüüd hakkab 8 tundi 50 minutit lend. Siin on nüüd meie lõunas, õhtusöök, iganes kanariisiga. Siin sees on salat, kukken ja jooki sai valida ja täitsa normaalne. Head isu! Lämpimästi tervetuloa New Yorkiin. Istuthan vielä paikallasi turvavyö kiinnitettynä, kunnes kapteeni sammuttaa turvavyömerkkivalon. Jõudsime edukalt hotelli, kõik on tore. Saime toale väikse upgrade'i, nii et meil on mega suur rõdu. No vähemalt teine tuba, võib-olla natuke suurem. Aga Eesti aja järgi on kell meil 4 hommikul saamas. Aga vist lähme teeme veel linna peal väikse tiiru. Vaatame korra ringi, käime poes. Üritame ajavahega ennast sobitada, et hommikul natukenegi magaks. Ja esimene emotsioon toast on positiivne. Ma nüüd siis kiirelt näitan ka. Esiteks siis kööginurk, selline. Pisike, aga ajapasja ma usun ära. Peaaegu sama suur nagu meil bussis oli. Väike lauake. Mõnus voodi tundub. Siin on siuke tavaline vannituba. Ja nüüd siis põhikohta. Ehk siis selline rõduke. Tõesti suurem kui tuba. Ehk siis jalutad siit siia äärde ja siis on siuke vaade. Nii et põhimõtteliselt majade otsa ei näe. Teisele poole siis selline vaade. Ühesõnaga nüüd lõpuks me võime vist öelda, et me oleme edukalt kohale jõudnud ja pikemalt muljetame võib-olla homme hommikul, aga praegu vaatame veel korra linna peal ringi ja siis juba kindlasti ka tutta, sest et üleväsimus on päris rets. Esimesed ostud siis USAs, et me lihtsalt ööle elaksime, ehk siis ma ei tea, popcorn seal ilmselt homseks näksiks, aga mingid jogurtid. Siin on mingi huvitav asi. Selline juustu, mingi joogike. Võtsime vett ka. Nii et elame üle. Või noh, juba on Eesti aja järgi ammu hommik.
tere hommikust New Yorgist! Tere hommikust! Täna on meil siis teine päev, esimene täispikk päev koha peal. Tegemist on üsna palju. Korraks räägime siia vahele eilsest kohale jõudmisest, sest eile vist ei rääkinud. Põhimõtteliselt sujus kõik meil üliladusalt. Täpselt 2 tundi maandumisest olime kohal hotellis. Tulime siis 2 erineva rongiga. Mingi rongilaadse asjaga ja üks oli Airtrain ja siis istusime ühes jaamas ümber ja tulime mingile rongile, mis Manhattanile toob. Ja sealt oli siis meil ainult Penn Station oli vist. Ja sealt oli meil siis 9 minutit hotelli jalutada. Tulime siia, saime toa kätte. Saime väikse upgrade'i, meil on nüüd suur rõdu. Ja panime asjad siia ja läksime uuesti poodi, sest kõht oli suht tühi. Jalutasime põhimõtteliselt tagasi sinna rongijaama siis korraks ja võtsime midagi süüa ja tulime tagasi. Üritasime magama minna. Ja tuba on iseenesest väga mõnus, asukoht kõik väga nuriseda, mitte millegi üle ei ole. Ja öösel magada saime, aga ikkagi see ajavahe annab tunda, et magama läksime mingi 6 ajal hommikul nii-öelda Eesti aja järgi, aga kell 2 oli enam muni läinud, olime mingi paar tundi üleval ja siis vist magasime mingi 6-ni umbes. Nii et siuke katkendlik uni, aga esimese päeva kohta pole paha, nii et ma arvan, et meil on nii-öelda natuke siukest energiat küll, et täna teha üks pikk ja mõnus avastamise päev. Õhtuks on Top of the Rock vaateplatvormi piletid päikeseloojangu ajal, nii et ma loodan, et tuleb põnev päev. Praegu on kell siis kuskil 8, nii et lähme sööme ja alustame oma päeva. Me oleme natuke üle poole tunni linna peal olnud, mitte kuskil jõudnud jälle, sellepärast et Maarja sattus kuskile meigipoodi ja niimoodi meie aeg siin lihtsalt kulgeb. Esimesed aastad on tehtud igatahes, nii et mina olen õnnelik ja lähme nüüd vaatame päriselt äkki mingi vaatamisväärsusi ka. Empire State Building on nähtud. Tulime Public Library'sse, jalutasime mööda, siis see peas asuta, mõtlesime, et tuleme vaatame seest ka. Päris vinge võimas hoone, käime natukene ringi ja lähme vaatame edasi. Oleme jõudnud elus esimest korda nüüd Central Parki. Päev on olnud väga edukas, käisime Grand Central Terminalis, Broadway'l, jalutasime Times Square'il juba päeva ajal ringi, natuke saime shoppata, siis Upper West Side'is jõudsime ringi vaadata, mingeid ägedamaid naabruskondi, rahulikumaid natuke ja nüüd siis Central Park avastamiseks järgmisena. Jõudsime mingi siniseks värvitud veega basseini äärde. Eelmine bassein oli täiesti roheline ja vetikaid täis ja see on
ülisinine. Äge park on selles mõttes, et rahvast on küll palju, aga natuke ikkagi sa kuuled seda linnamüra, et siin on ikkagi mingit seda signaalitamist ja kõik sihukest on kuulda, aga ikkagi oled natuke kuidagi eemal või sihuke tundub täitsa mõnus koht, kus lihtsalt tulla, istuda maha, ma ei tea, raamatut lugeda ja kuidagi olla. Ilmselt muidugi päeval, öösel, ma ei tea, kas me tuleme. Aga pigem mitte. Praegu on väga lahe. Ma arvan, et öösel ei ole mõtet üritada. Ja nüüd õige varsti lähme Top of the Rocki vaateplatvormile sinna üles. Appi! Maarja kardab kõrgust. Tänane päev otsas. Toidupoe haul on meil natukene vähemalt huvitavam kui eile. Läks kokku maksma umbes $50. Aga siin on ka igasugust põnevat kraami. Peamiselt siis just siukest sügisest inspireeritud kraami. Pumpkin pie spice ja mingi pumpkin spice jogurt ja siider ja sõnaga me oleme väga sügiselainel, aga Fall Foodsis käisime siis täna. Täna on kätte jõudnud siis 2. oktoober, meie 3. reisipäev. Alustame sellega, et räägime natuke kiirelt lihtsalt ülevaate eilsest päevast ka. Mul on siin telefon, panin kirja, kus me lõpuks kokkuvõttes käisime. Alustasime siis Bryant Pargi külastusega, sinna pikaks ei jäänud, vaatasime lihtsalt kiirelt üle. Siis läksime Public Library'sse, tuli välja, et ongi lihtsalt tasuta selline koht, kuhu saad minna vaatama, väga turistikas, väga ilus, sest ma ei tea, pool tundi võib-olla veetsime seal, võib-olla vähem. Suht kiirelt käisime lihtsalt ja ootasime läbi. Vaatasime edasi, jah. Siis Grand Central Terminaliga täpselt sama asi, väga turistikas, aga ka nagu väga äge hoone tegelikult seest, uhke, et siuksed asjad, mida tuleb nagu ära vaadata või ära näha siin olles. Siis jalutasime Times Square'ile, vaatasime selle päeval üle. Broadway'd pidi Upper West Side'i natukene, jalutasime seal kandis kiirelt. Starbucksis käisime ka, võtsime kohvi kiirelt. Pumpkin Spice Latte maitseb siin väga teistmoodi kui Euroopas. Paremini. Siis Central Parki. Kõik need põhivaatamisväärsused, nii palju kui me jalgsi jõudsime, juba selleks ajaks olid jalad suht läbi, aga ikkagi käisime mingid kohad seal üle, võib-olla mingi päev lähme tagasi. Vahepeal siis Met muuseumi juurde jõudsime, see oli kinni küll, aga kolmapäeviti siis, aga treppidel korra istusime. Siis Met muuseumi juurest läksime bussiga Plaza hotelli juurde, käisime sealpool ka Central Pargis. Jalad olid tõesti juba läbi, et mõtlesime, et proovime vahelduseks bussiga sõita ka ja natuke säästime ka aega. Kuigi üldiselt ühistransport siin minu arust on nagu jala põhimõtteliselt lähed sama kiiresti kui ühistranspordiga. Mingi hetk vaatasime küll oli bussi või metrooga või millega iganes meid siis suunati. Oli niimoodi, et bussiga näiteks 20 minutit, jala 22. Ilmselgelt me valisime siis oma jalad jälle. Jah, võib-olla me täna hakkame oma sõnu sööma, sest me jõuame kohe tänaste plaanideni ka. Siis läksime sööma.
proovisime ära siukse koha nagu Shake Shack vist. Shake Shack. mis iganes. Väga hea burger oli, võib-olla isegi võtame ühe korra veel siin seda. Ja siis juba oligi aeg minna, vahepeal laadisime veel akusid kuskil täiesti suvalises mingis raamatukogus linnas. Saime lihtsalt, meil olid kõik asjad tühjad, nii et saime laadida. Siis käisime paaris poes vist veel, Rockefeller Center ja siis oligi juba aeg Top of the Rockiks. Vaade oli, ütleme nii, et muljet avaldav. Tegelikult oli esialgu vaade suht kukaldele, sellepärast et inimesi oli nagu retsilt palju. Mitte kuskilt ei mahtunud sinna klaasserva äärde. Õnneks me oleme veits pikemad, siis midagi nägime. See oli see päikeseloojangu aeg, tõesti rahvast. Aega läks, et nagu saaks einale nii lähedal, et saaks pildistada ja midagi filmida. Aga mida pimedamaks läks, seda vähemaks rahvast jäi ja siis oli juba täitsa okei. Aga tõesti selline asi, mida tuleb nii-öelda ära vaadata ja oli igati raha väärt. Nii, ja siis veel pimedas ka käisime Times Square'il. Väga hullumaja, väga silme eest kirju selleks hetkeks me olime juba lihtsalt nii väsinud, et ühesõnaga kogu jõud oli lihtsalt läinud. Ja siis veel ka toidupood, Whole Foods siis isegi vist meeldis rohkem kui Target. Mulle valik oli suurem ja tuleb jälle tagasi minna, sest et ei jõudnud enam isegi nagu väga omavahel rääkida, sest nagu lihtsalt hotelli jõudes viskasime voodisse pikali ja oligi kõik. 26 000 midagi sammu tuli, mis tegelikult ei ole palju. Oleme teinud reisidel varem oluliselt rohkem, aga kuidagi võttis jõhkralt läbi. Eks seda kõike on siin lihtsalt nagu väga raske ja kuidagi hallata või et seda kõike on lihtsalt nii palju. Ta on nagu intensiivne linn, mida oli ka arvata. Ja täna hommikul siis kell 4 minul uni läinud. Mingi 5 tundi und, nii et proovime sellega hakkama saada. Jetlag ikkagi ei taha nagu ära minna veel teise päeva hommikuks. Ja ühesõnaga tänased plaanid on sellised, et lähme vaatame allapoole Manhattanil ehk siis Brooklyn Bridge ja võib-olla ka Soho. Naabruskond peaks olema ka midagi ägedat, mida vaadata. Võib-olla mõned poed. Natuke vähem tihe graafik kui eile igatahes. Proovime natuke rohkem nautida ka. Brooklynisse sain siukse ägeda kotti 4 euro eest toidupoest. See tuleb kindlasti koju kaasa meiega. Aga Brooklyn ja Brooklyn Bridge, sealpool on Manhattan Bridge ja elu on ilus. Me tegime oma esimese metroosõidu ja tulime siia Brooklyn Bridge'i juurde. Metroo ei olnud üldse hull, võib-olla päevane aeg, aga hea, kiire, lihtne ja suht puhas ja viisakas isegi seest. Kuidas see crumble maitseb? Eelmised on head, proovime ka seda ka. Nagu pumpkin spice. Aha, mina ütleks, et on veits overrated. Mingi $10 oli see 3 siukest mini küpsist. Ja lihtsalt siuke magus asi. Jõhkralt magusad muidugi on küll. Jah, ei midagi liiga erilist, aga proovitud. Jah.
kell on saanud 4:30, käisime ära Brooklynis, jalutasime üle silla, tegime pilte, sõime pitsat vahepeal, käisime Chinatownis, hiinlaste kogukond. Ja nüüd võtsime mingit kuulsat pudingut, sõime. Magnolia Bakerist. Ja pudingust oli asi muidugi väga kaugel, et tegelikult oli topsides vahukoort ja suht raske on olla. Ja Chinatowni ümbruskond oli väga huvitav. Sellist New Yorki me veel ei ole näinud 2 päeva jooksul. Et võib-olla seal pigem nagu öösel ei jalutaks. Et kõik, me läksime sealt metroo peale ka sealt kahtlasest piirkonnast ja kõik need tablood, mis peaks näitama nii-öelda, et kuhu minna, olid... Kõik oli puru pekstud ja ära soditud, metroos olid mingid karjuvad vennad ja... Tänaval ei olnud ühtegi sellist normaalset inimest. Et kõik tulid kas paljajalu vastu või... ühesõnaga jah, saime sellist huvitavat rajooni näha korraks, aga sealt tõmbasime üsna kiiresti ka minekut. Nüüd oleme mingis uhkemas rajoonis Sohos ja naudime, jalutame, majad on ilusad, inimesed on rahulikud, neid kahtlaseid vendi on oluliselt vähem, nii et lähme vaatame natuke aega ringi ja tegelikult on kell suht palju ka juba. Üks kõige lemmikum rajoon vist siiani New Yorgis, ma võiks öelda. Me nüüd sattusime kuhugi hullumajja. Levis asjad on juba käes. Proovime. Täna õhtuks siis kurikuulus mac and cheese ja juba õhtune traditsioon vaadata uudiseid. Siin New Yorgis toiduga on ikka küll hästi, et poodidest leiab ikka väga häid pärle, mida korra kiirelt näitan ka, et mingi selline magus ja soolane popcorn, aga see kooslus on mega hea ja siuke tunne nagu iga ampsuga hakkab aina rohkem meeldima ja lihtsalt me oleme siin seda pakki hävitanud paari päevaga. Siis muidugi Ben & Jerry's, kes ei teaks on ju, aga selline maitse ka väga hea, Eestist ei saa. Ja täna siis ostsime mingi sellise vahtra siirupiga jäätis ka nagu iga ampsuga aina parem. Nii et ma arvan, et hävitame need ära ja siis lähme tuttu. Täna on siis reede. Eile õhtul olime jälle mega väsinud. Väga palju filmida ei jõudnud midagi rääkida. Aga põhimõtteliselt jõudsime metrooga siis tagasi siia Chelsea kanti. Käisime poodides. Mõtlesime, et lähme vaatame kiirelt, mis poes on. Lõpuks olime, ma ei tea, ma arvan, 2 tundi kindlasti poodides. Ühes poes teise ei jõudnudki lihtsalt nagu... Minul hakkas pea nii ringi käima, et ma istusin. Ma ei jõudnud isegi kuhugi vahedesse. Ühesõnaga, jah. Muidu käisime, mis me tegime? Käisime Brooklynis, jalutasime ringi Chinatownis ja... Sohos ka siis. Sohos ka, jah. Juba need päevad on nii kirjud ja nii tegevusi täis, et läheb vaikselt meelest ära, mis me nagu teinud oleme. Et õudne, kus see linn suudab ära väsitada, aga tegelikult on ikkagi väga äge. Ja. Täna siis lähme Staten Islandile, vaatame seal mingites outletides ringi, vaatame kaugelt seda tõrvikuvenda. Ei tea, kui kaugelt tegelikult. See tasuta praam läheb Staten Islandile. Plaan on see, et kui ta on nagu liiga kaugelt sõidab mööda, siis pigem võib-olla lähme ikkagi maksame selle päris praami eest ka, aga vaatame, kuidas tunne on. Ja Staten Islandil on üks outleti pood, kuhu võiks korra piiluda. Ja tegelikult oleks väga äge ka vaadata linna nii-öelda kuskilt kas Brooklynist või laevas pealt kuskilt nii-öelda tuledes, hämaras. See plaan on ka, vaatamegi, kas tuleme Staten Islandilt tagasi kuskil siukses hämaral ajal või lähme Brooklynile. Sinna vist on ka $4 praamisõit, nii et siuksed plaanid ja shoppamist kindlasti mahutame ka päeva sisse. Ja 9/11 memoriaalile peaks jõudma täna ja mis need on need seal ühesõnaga downtownis kuskil seal allpool Manhattanil. Vaatame ringi.
praegu läheme sööma ja siis tegutsema. Nagu ikka. Kell on kohe saamas 12:30 ja pole väga midagi teinud, ekslesime jälle vast kuskil paar tundi poodides ringi või no ühes poes. Alati lähed korra vaatama ja miskit pole teha, hinnad on kordades odavamad kui Eestis. Nii et käid ja proovid ja mõtled ja katsetad ja nii see aeg läheb siin. Mis tuletab ka seda meelde, et meil endiselt veel ei ole ostetud kohvrit. Me tulime siia käsipagasiga, aga tagasi siis peame võtma mõtlesime, et kuna Finneriga maksab nii-öelda 60 €, vist oli lisapagas ots, nagu 65 € ots. Jah, et siis mõtlesime, et ostame siit kohvri, et saame siis 60 € eest äkki juba kohvri siit ja siis tagasi pagasi. Aga me peame leidma selle kohvri, sest et asju on väga palju juba kokku ostetud. Aga jah, 9/11 vaatasime ka hommikul üle ja nüüd liigume selja taga ongi Wall Street. Hakkame seda pidi jalutama, et siis ma ei tea, kas mingi hetk äkki teeme mingi söögipeatuse, vaatame äkki Liberty Bagelit või võib-olla ka Starbucksis kohvipeatus, kuskil tahaks lihtsalt istuda, sest et ütleme nii, et kolmapäev ja jalad lihtsalt ei suuda enam väga koostööd teha. Jah, 2 päevaga on mõtled 50 000 sammu vastu. Aga lähme tatsame edasi, naudime. Tulime Staten Islandile põhiliselt sellepärast, et praamiga sellest vabadussambast mööda sõita. Nägime natuke lähemalt, saime mõne pildi teha, ei pidanud maksma sellest, et sinna päris õige saare peale minna. Ja kui me juba siin oleme, siis siin on mingid outletid, nii et vaatame natukene siin ringi ja siis lähme tagasi. Me tulime nüüd uuesti Brooklynisse, metrooga tulime, oleme kuskil päikseloojanguni siin ja siis tahaks minna, teha väikse praamisõidu ja minna siis praamiga tagasi Manhattanile. Sellist kohvikut igatahes küpsiste poolest väga soovitame, tõesti maitsvad paremad kui need, mis meile proovisime. Ja meil on muidu selline vaade, pole nagu paha. Inimesed naudivad päikeseloojangut. Me tulime nüüd Brooklynist tagasi Manhattanile mingi väikse praamiga. Läks suht jooksmiseks, saime viimasel hetkel oma piletid kätte ja vormisime laevale. Pilet maksis 9 € oli. $2 oli 2 inimest. Ja sõit kestis ainult 5 minutit, aga looksutas kohutavalt. Mina looksun siiamaani maa peal ka. 5 minutiga jõudsin hakata. Nii et... Praam on ülipisikene, nii et kõik, mis siin looksu kannab tunda ja terve mis iganes veekaugu siin taga on paate ja laevu ja kõike täis, nii et iga lainetus oli jõhkralt tunda. Aga nüüd siis...
või no Targetisse ja siis koju. Metroo, Target, koju. Jetlag annab meil reisi lõpus veits veel tunde niimoodi, et mina olen hommikul kuskil 6 üleval, Maarja vist magas natuke kauem. Kõigile Ben & Jerry's sõpradele, palun. Mitte ühtegi maitset põhimõtteliselt pole Eestis, mis siin valikus on. Meil on siin hotelli terrassi peal väike õhtune piknik, kuna on enam-vähem soe õhtu. Mõtlesime, et istume, naudime natukene. Maarja töötleb pilte. Ja nii me siin siis tiksume. Tänaval on lärm ja nagu ikka, linn ei maga mitte kunagi. Täna on siis kätte jõudnud meie eelviimane päev siin. Lähme vaatame hotelli ümbruses natukene rohkem ringi. Lääne poole on Highline, Chelsea Market. Käime seal ära, shoppame, vaatame, mis me veel koju kaasa saame vedada, proovime ühe kohvri leida. Ja Rooftop baar õhtul. Õhtul on jah rooftop baar, aga seni veedame mõnusalt aega. 28 kraadi lubab ka täna, nii et ilus oktoober. Jah, sügist ei paista veel ja naudime täiega. Meil on nüüd Highline ja Chelsea Market nähtud. Suht hullu maja oli, inimesi oli väga palju, võib-olla on nädalavahetus, võib-olla on lihtsalt turistikad kohad. Ühesõnaga, me tulime edasi. Lähme praegu võtame siis ühe acai bowli endale söögiks ja siis lähme shoppame ja tegutseme edasi. Uskumatu, aga tõsi, et me oleme toas päevasel ajal või noh, kell on 5 läbi. Meil oli tegelikult broneering ühte rooftop baari kella 5, aga ma ei tea, natuke jääme hiljaks, ma arvan, et ei ole hullu. Peaks olema mingi DJ ja süüa ja mingi päikeseloojangu vaatamine, võib-olla mingi rahvahunnikuga kuskil rooftop baaris. Ja kuna sealt võib-olla ei ole kõige paremad vaated, eks me näeme, siis ühesõnaga võimalik, et me lähme vaatame ühte teise rooftop baari veel, kui sinna saab koha. Nii et käime mingid baare mööda täna õhtul ja lähme veel shoppame ja ühesõnaga tegus päev, aga natuke rahulikum vähemalt kui need eelmised on olnud.
et olukord on päris nukker. Seal on 2 Sandri jopet, mis ta ostis, üks sügiseks, üks talveks. Meie uus kohver, mille me siis siit ostsime, et oleks nii-öelda pagasit, ühesõnaga, et oleks odavam see kõik, et me saaks kohvri selle hinnaga, mis me oleks tühja kohvri vedanud siia. Ja siin on kõik muu mant. Minu asju hästi palju, mingid igasuguseid ägedaid kohvisid, üks pumpkin spice coffee, teine cinnamon. Mingit nänni me pole veel toiduasjadeni jõudnud. Täitsa, ühesõnaga uskumatu, võtsime mingid maitseaineid, siukest, siis peigelite peale, et ise teha. Ja mul on koti täis siukest meigi asju. Ma ei tea, kuhu see kõik läheb, kuhu need asjad mahuvad. Aga meil on ülesanne see praegu välja nuputada. Kell on 10 õhtul ja me oleme tegelikult surmväsinud. Tere viimast hommikut! On aeg hotellist lahkuda. Meil on minut check-outini, nii et... Läheme. Kurb on ka, vähemalt minul. Väga mõnus hotell oli. Town Place by... Marriott. Äkki. Uurime selle võime alla panna, kus me olime. Väga mõnus. Kõik hommikusöögid asjad tegelikult täitsa töötavad. Natuke kallim, aga ega siin piirkonnas ongi nii. Ja, läheme ja vaatame täna siis linna peal ringi veel. Jah, lähme anname mu kohvrid alla hoiuna. Kohvreid on meil umbes täpselt nii palju, et ostsime 2 uut kohvrit. Üks käsipagasakott, teine käsipagasakott, meie vana kohver, mille me ei tea, kas me viskame ära või võtame käsipagasiks. Ja see läheb ka veel kuhugi. Ühesõnaga väga palju asju. Võtsime Oakberryt ja tulime Bryant Parki sööma. Meie lõuna möödub nüüd sellises kohas. Oleme siin kuskil tänava peal niimoodi. Ja võtsime jagamiseks siis Belgia vahvel ja avokadosoost ja pumpkin spice latte muidugi. Me nüüd oleme Central Parkis uuesti sellise muruplatsi peal. Inimesi on kõik kohad täis, nagu ikka. Mängivad palli, päevitavad, väljas on mingi 30 kraadi jälle. Võtsime juua, sööme mingid jogurtijääke ja ega meil tegelikult väga palju aega ei ole. Kell on praegu 2:30 ja me peame minema või olema tagasi hotelli juures hiljemalt 6:30, siis on transfer lennujaama. Mõtlesime, et tagasi minnes ei hakka nende busside ja rongidega minema. Küll hinnaliselt kaotame ikkagi suht palju, et muidu läks meil tulek maksma mingi üle $30, $45 ja nüüd läks $75. Aga mõtlesime, et proovime, pole autoga sõitnud siin ja päris palju mugavam ikkagi, kui asju on nii palju, et kui hakata ise seal kuskil tõmblema. Nii et naudime siin veel viimaseid hetki. Väga kuum on, aga ei virise, sest Eestis on külm. Ja prooviks seal ikkagi poodidesse ka jõuda ja mingid toidukohad veel on proovimata. Ja Sai Bowl oli nii hea hommikul, nii et ma nüüd seda võtame ka veel. Ühesõnaga toimetamist on palju ja proovime ära jõuda. Võtsime purksi, lähme kuskile parki sööma ja
siis on aeg ära minna. Me oleme nüüd jõudnud lennujaama, turvakontrolli läbi teinud ja Tund aega võttis aega umbes turvakontrolli järjekord. Järjekord oli pikk, kontrollis oli kõik suht põhjalik. Aga nüüd siis ootame boardingut ja lähme lennukile, tõuseme õhku, sööme ja oleme magama. Proovime magada vähemalt ja siis nagu ikka Helsingi ja Tallinn. Läbi selleks korraks New York. Muljetame kunagi hiljem veel. Meie New Yorgi reis on selleks korraks läbi saanud. Oleme jõudnud tagasi Eestisse koju. Ilm on vihmane ja hall, külm, aga teeme kiire kokkuvõtte reisist ja üldiselt võime vist öelda, et jäime rahule. Oli üliaktiivne, suhteliselt väsitav, aga tegelikult siiski mõnus. Ja jälle üks uus riik kirjas, nähtud. Mina nagu soovitaks küll New Yorki reisi sihtkohana, et minu arust see 5 päeva koha peal, mis meil oli, on täpselt piisav. No võiks olla võib-olla paar päeva seal lisaks, et oleks vähem aktiivne ja vähem väsitav, aga selles mõttes ikkagi tahad iga päev midagi nagunii teha ja neid samme nagunii sealt tuleb iseenesest lihtsalt. Kõik võimalused, igasugused ägedad kohad, ägedad söögikohad, ägedad, ma ei tea, poed, kõik tooted, ühesõnaga Ameerika on ikkagi äge. Ameerika on Ameerika. Ja ei olnud ka nii hull, kui me tegelikult kartsime. Kõik see kriminaalsus ja mustus ja seal kindlasti on kõike seda ja rahvast on ka väga-väga palju, aga ikkagi kuidagi on jäänud võib-olla hullem mulje. Ja tegelikult oli tõesti oodatust oluliselt puhtam. Kodutuid oli palju, aga oluliselt vähem kui me arvasime. Isegi hinnatase oli tegelikult selline, et me miskipärast kõik rääkisid, et New York on alati nii kallis. Reaalsuses ei ole see hinnatase mitte midagi väga palju erilisemat kui Euroopas. Hotell oli kallis, aga hotell oli ka väga hea asukoha peal, nii et seda me nagu ei kahetse kuidagi. Et eks see majutus ongi lihtsalt seal nagu nii-öelda, see on siuke, mis on tõesti kallim kui hotellid on kallid, samamoodi on üüripinnad ja kinnisvara kallis, et loogiline. Igatahes. Väga tore oli. Loodan, et saime filmimisega ka enam-vähem hakkama ja saime edasi anda seda, mida me seal kõike tegime. Ja egas midagi, kui näeme juba õige pea uutel seiklustel. Lähme tripime. Lähme tripime.